Kastritsas. Räägivad legendid, et vesi pidi külm olema. Seda ma tulingi otsima. Täna ei ole kedagi. Peale koera. See on väga kahtl. Ja nii oli. Sel ajal, kui terve Eesti nautis ajaloo palavaimat suve, pidid vaesed kreeklased end jääkülmas vees karastama, sest külmad mistraaltuuled loode Prantsusmaalt jahutasid Ioonia mere täiesti maha. Oma põhjamaise tagumikutunde põhjal pakun, et mitte rohkem kui 10 kraadi see merevesi seal olla ei saanud. Liivarandasid võib Korfu saarel ühe käe sõrmedel kokku lugeda, enamus nagu Kreekas ikka, peamiselt kivised. Üks neist ilusatest liivarandadest asub näiteks Halikuunases, kus lisaks rannas vedelemisele saab näiteks lohesurfiga tegeleda. Kui te plaanite Korful antud tegevusega aega veeta, siis on see ka peaaegu ainus koht siin saarel selleks tegevuseks. Muul juhul aga rentige lamamistool, päiksevari ning nautige mõnusat Vahemere kliimat. No kui juba jutt randadele läks, siis Korful leidub ka salajasi peidetud randasid, kuhu kohale jõudmine eeldab oma transporti ning valmis tuleb olla ka pisikeseks matkamiseks kaljustel mägiteedel. Aga enne seda kõike peate tänama, ma isegi ei tea keda, kui olete suutnud kohalikust autorendist leida just selle kõige pisema ja siiani põlastusväärsena tunduva Prantsuse autotööstuse käki, mis just kõige viimasel hetkel oma vajalikkust ja praktilisust suudab tõestada ning päästa oma maine, no vähemalt minu silmis küll. Nüüdsest vaatan neile pisikestele lambajalgsetele prantslastele hoopis teise pilguga. See oli üks kitsamaid tänavaid, mida ma üldse kohanud olen kuskil Vahemere ääres kolades. Ütle niimoodi, see on ka kõige pisem auto, Peugeot mis iganes, ehk siis Peugeot 108. Ja see on ka ainus auto, mis läbi mahtus, sellepärast, et ma vaatasin, et peegli pidin kokku tõmbama, no ütleme, et auto ja seina vahel oli võib-olla nii palju ruumi. Kreekas on autod väga pisikesed, tänavad väga väiksed ja kitsad ja selleks, et mingisse lahedasse kohta saada, peab sul olema kas imepisike auto või motoroller või siis pead sa selle teekonna üldsegi jala ette võtma. Olen teel Porto Timonisse, aga tee sinna väidetavalt imeilusasse randa ja raskesti ligipääsetavasse randa ei ole mõeldud vanainimestele ja nõrkadele. Muidugi on ees ootav rannajupp ka pisikest matka väärt, kui oled valmis ületama ees ootavad keerulised mägirajad ning nõus leppima siiski küllalt paljude samaväärsete turistide kohalolekuga. Täiesti inimtühja paiga leidmiseks peaks siiski rohkem vaeva nägema. Looduskaunisse kohta või ilusasse randa tulek on tore, kui teekond kulgeb väest alla, aga alati ei tule kohe see meelde, et tagasi on ju ka kuidagi vaja saada ja siis peab jälle rasket rada mööda üles ronima. Kuigi siin no selja taga olevas rannas on ka olemas selline teenus, et kui sa otsustad, et sa ei viitsi näiteks siit üle selle suure mäekuru tagasi ronida tsivilisatsiooni, et siis sa võid sealt rannast tellida omale paadi järgi ja siin viiakse siis mereteed mööda kuskile kuurat teab kuhu sadamasse ja saad jällegi kuivale maale tagasi, aga mina lähen jala. Natuke veel, tsivilisatsioon juba paistab. Ja nagu lõpusirge ikka hoogsal sammul, sest külm õlu ootab. Õlle nimel ma seda kõike teen. Tähendab õnneni. Lõpuks on see hullumeelne teekond läbi saanud ja kuna see oli tõesti nii karm teekond, siis ma täiesti õigustatud lubasin täna omale 2 õlut terviseks. Heast toidust Kreekas olles ei pääse ja miks peakski? Oli ju Hippokrates see, kes juba enne meie aega pani paika valgu, rasva ja süsivesikute osakaalu toidus ja see kehtib laias laastus tänapäevani. Ja nii mu teekond kulges ühest mägikülast teise, ikka ühe laua äärest teise äärde.
lambautis on mega hea. Ausalt öeldes ma ei ole paremat lambaliha saanud kui praegu siin. See on muidugi määratud kuum. Ma ei saa kaua oodata. See on fantastiko. Tavern siin ja tavern seal, ilmselt kaalutõus on garanteeritud, kui kõik need lambahautised, šašlõkid ja musakad kohaliku veiniga kurgust alla uhutakse. Kui aga veel peale meeletut söögimaratoni peaks kõhus ruumi mõne kokteili jaoks üle jääma, siis soovitan neid tarbida koos päikseloojanguga Logase rannas restoranis nimega Seven Heaven ehk 7 taevas. Küll aga tuleb tõdeda antud koha populaarsust ilmselt paljude kohalike kui ka siia suvitama saabunud teiste turistide silmis, sest suvitushooajal on mõistlik enne kohad reserveerida ja teie grupiviisiline päikseloojangu nautimine koos võhivõõrastega tuulises lounge'is võibki alata.